Nii, aga hakkame siis pihta, et vaatame mitu ruutu siis keegi näeb ja kui kiiresti me suudame kokku lugeda. 16. No see on ühe küljega, on 16. 25. Päris ei ole. Palju? 4 astmel 4. 17. Ei ole. Või neid on palju veel neid ju. Jah, neid on palju. Vabandust, me ei kuulnud. Neid on hästi palju, kui hakata lugema ja vaatama. On. Kuidas need kõike moodustada. 14. Tulevad üle 20, neid siin läheb kohe hooga. Ja, see on õige. Üle 20 kindlasti. Jah. Aga meil on poole 12 aega, nii et võtame rahulikult. 29 on vähemalt. No väga ligidal. Tuleb 30 täis või? Jah, täpselt. Kus see 30 on? Mihkel oli, või kes ütles selle? Keskel on 30 ja väike veel 4. 30 on jah, just. Et kui vaatame, et nüüd hakkate kokku lugema, siis neid väikseid ruute ühe küljega on jah 16. Nüüd 2 küljega, neid on 9. Keskel on ka, eks ju. Et siin on see koht ka veel olemas, on ju. Ja siis neid 3 küljega on 4 vähemalt. Ja siis neid päris suurt on siis 1, on ju. Et tegelikult siis kokku tuleb siis 30. Aga see nüüd ongi üks asi on see, et kui kiiresti me suudame ise efektiivselt seda teha, et kuivõrd efektiivselt me oleme. Aga teine pool on ka see, et kas me leiame siit mingisuguse loogika. Ja tegelikult, siin on loogika olemas, mis ei ole väga lihtne ära arvata, aga täitsa olemas. Et see on selline valem, et see suur ruut on, neid on 1, on ju, siis 3-ga, neid on siis 4 tükki, 2-ga on 9 ja 1-ga on siis tegelikult 16, on ju. Et selle kaudu saame siis teada, et palju siis neid on. Ja kui nüüd vaata näiteks suurendada seda ruutude arvu, et kui me vaatame nüüd, kui meid on 5 × 5, siis palju siin vastus on, kui me kasutame seda uut mudelit? 55. Jah, täpselt. Et sinna tuleb 5 ruudust tuleb juurde, on ju. Et siin me saamegi tegelikult kokku 55, on ju. Et tegelikult see tähendab seda, et meil tööelus on ka oluline olla efektiivne, aga tegelikult on ka oluline see, et me teaksime mingisugust süsteemi või struktuuri. Ja edu võtmed ongi 2 poolt, on ju. Et ühelt poolt, et me tegutseme, aga teiselt poolt, et see ka, et me teame, mida me teeme. Ja kindlasti alati on see küsimus ka müügis olnud, et kas see loll efektiivsus või loll aktiivsus on parem kui laisk tarkus, on ju. Ja minu arust see loll efektiivsus on selline asi või loll käitumine aktiivsus, et see tegelikult võib rikkuda kliendi suhteid, et sellise laisa tarkusega tegelikult me vähemalt kliendi suhteid ei riku ära, kuigi eks mõlemat on vaja. On vaja joosta, aga on vaja ka teada, mida ja kuidas teha. Ja tänasel päeval, tänasel kohtumisel muidugi keskendume eelkõige sellise struktuuri poolele, et me käitumine kindlasti on ka oluline, alati jääb oluliseks ja aktiivsus, aga see nüüd on oma teine teema. Et teeme siis sissejuhatuse, millega juba alustasime, et orientatsioon, siis vaatame, et mismoodi siis tehisaru on meie business to business müügiprotsessi mõjutanud ja vaatame siis ka erinevaid näiteid teemadest, mis jäävad inimesele. Ja siis mõtleme ka selle peale, kas inimlikkus saab tehisaru üle võtta ja siis kuidas edasi liikuda. Et kui nüüd on küsimusi või mingid kommentaare, siis ei pea ootama lõpuni, vaid küsige kohe ära. See on parem, et kohe ära küsida, siis on küsitud, on ju. Ja me oleme piisavalt paindlikud, et saame siin kolmekesi, kes me seda siin veavad seda juttu, siis omavahel ka neid teemasid arutada.
nii, aga saame siis tuttavaks. Kõigepealt siis Anneli räägib endast paari sõnaga. Paari sõnaga, et Anneli Salk ja psühholoog ning minu jaoks on väga põnev see, kus tehisaru puutub kokku inimlikkusega ja kus tehisaru nagu takistab tööd või kus tehisaru väga palju aitab tööle kaasa ja töökogemust on üle 25 aasta, nii et suur rõõm täna suhelda. Aitäh! Nii, Liis. Ja, mina olen Liis ja olen siis Merkuris juba 10 aastat töötanud. Alustasin telefonimüügiga, väga hea kogemus. Käisin kõigepealt Merkuri koolitustel ja siis hakkasin neid ise telefonidel müüma. Olen Hiiumaal, teen siis kaugtööd kogu aeg, ennem rääkisid, et kontorisse minekut. Nüüd ma ei ole juba mitu aastat vist Tallinnas käinud. Aga minu jaoks on see kodus töötamine väga hea. Oskan ma aega planeerida. Ja, vist kõik. Ja sul on väga huvitav hobi. No ja, minu kirg on hobused ja kui mõned jooksevad maratoni, siis mina teen hobusega kestvusratsutamist. Et see suvi võitsin ära rahvusvahelise võistluse 100 kilomeetrit. Õnnitlen. Ja, aitäh. See on ikka päris pikad vahemaad. Nii, Kaspar. Mina olen Peep System, siis müügijuht. Olen 10 aastat olnud täispuitu müügis ja pool elu olen siis kaitseväes olnud siis parameedik erinevates struktuurides ja hetkel olen siis ka samamoodi Kaitseliidus parameedik ja siis sellest kevadest olengi nüüd siis Peep System siis müügijuhi positsioonil ja see on hetkel vist minu poolt kõik. Saad sa Peep Systemisse kohta ka midagi öelda? Jaa, et Peep Systems on iseenesest 20 aastat Eesti turul siis tegutsenud, et valmistame siis kodulehekülgi, teeme igasuguseid tarkvaralahendusi ja põhimõtteliselt kõik, mis on siis tarkvara ja kodulehekülgede arendamisega seotud, et kõike seda siis oskame teha, et meil on meeskonnad nii Tallinnas kui Tartus. Ja nüüd siis viimasel ajal oleme ka siis nüüd AI igasuguste moodulite arendamise peale siis natukene rohkem rõhku pannud, et kuna siin keskkond kogu aeg muutub, siis AI on praegust peale tulnud ja tundub, et see on üks teema, mis on ka meil siis fookusesse liikunud. Just. Nojah, AI algusajaks võib nimetada vist 2022 november või? See ChatGPT tuli või? Jah, ta tuli nii järsku peale, et isegi kõige paremad eksperdid ei osanud selle nii võimast pealetulekut nagu oodata, aga ta tuli nii järsku peale, aga ta muutus kiiresti kõigile kättesaadavaks, ehk siis said kõik ise koheselt ka katsetama hakata, ehk siis sealt ma arvan, hakkas see laiemas massis arusaam tekkima, et sellega peab tegelema, et kõik said aru, et kui sellega ei tegele, siis põhimõtteliselt oled paadist maha jäänud ja sul koheselt efektiivsus langeb, et see on jah, selline verstapost võib olla. Nii, ja mina nüüd olen siis Kaido, kes on nüüd täna Merkurist ja tegelikult mul esimesed müügikoolitused toimusid siis 1990, kui ma käisin siis Rootsis ja Soomes erinevatel müügikoolitustel ja sellest ajast alates võin öelda, et ma olen tegelenud müügiga teadlikult. Ma arvan, et me kõik tegeleme müügiga, aga kas me seda teadlikult teeme, see nüüd on omaette teema. On ka juhtimiskogemust, olen olnud ka Ida-Euroopa regiooni juht, seal oli siis üle 100 inimese meil erinevates riikides. Olen olnud siis Kalevi kondiitrivabrikus tudengipõlves vahetuse meistrina põhiliselt siis öösiti käisin vahetuses, päeval olin loengus, siis Tallinna Tehnikaülikoolis olin siis IT-valdkonnas ehk selles strateegiliste süsteemide arendajana ja olen Eesti Majandusjuhtide Instituudis olnud siis ka juhtimiskonsultant. Ja hariduselt siis majandusküberneetik. Kes teab, mis asi on majandusküberneetika või küberneetika? Mis teadus ta on, mille kohta ta on?
see on huvitav, et tänapäeval ei teata jah, kuigi eelmisel sajandil nagu teati seda rohkem ja teatavasti on ka seal Mustamäel olemas Küberneetika Instituut, kes tegeleb väga palju IT-valdkonnaga, aga ta IT-valdkonnaga hakkas tegelema sellepärast, et 80-ndatel, kui ta loodi, siis tegelikult taheti Nõukogude Liidus tekitada ühtset sellist automatiseeritud juhtimissüsteemi. Ja sellepärast siis väga palju see IT-ga nad on tegelenud, aga tegelikult on küberneetika on teadus juhtimisest. Ja olen siis ka saanud LinkedIni Pariisi kontoris väljaõppe siis Sales Navigatori kasutamiseks, mis on siis, LinkedInil on 4 platvormi ja üks on siis müügiplatvorm, mis on siis Sales Navigator. Lisaks on veel turundus, värbamine ja koolitus. Ja Hiiumaaga on nii Liis kui mina seotud ja üldsegi me oleme kõik siin suured Hiiumaa fännid. Ja siin pildi peal on siis Jaanika ja Klaarika. See on küll tehtud paar aastat tagasi pilt, et praegu nad on palju suuremad ja suurte sarvedega, aga jah, nad hoiavad siis meil siin maakodus ümbrust korras. Aga praegu hetkel ma räägin küll oma linnakodust, et olen ka mandril päris tihti, aga ilmselt iga nädal ikkagi üldjuhul püüan ka olla mõned päevad Hiiumaal. Et mina ei tea, kas teistel on, aga mina näen ikka seda ruutu enda ees. Kas see slaidid ei liigu või nad ei peagi liikuma või? Aga teised näevad või? Mina näen ainult ruute, mida teised näevad. Meie näeme. Presentatsioon töötab jah. Äkki siis on mingi selle sidega mingid probleemid on ju. Aha. Üks variant on muidugi see, et minna korraks välja, tule tagasi uuesti sisse on ju. Et Ei las ta on, ma hea meelega kuulan ja vaatan, et see slaidid on toetav materjal. Okei. No kui su enda slaidid tulevad, siis peab kuidagi sünkroniseerima. Anneli, seal all on nupp sünkroniseeri esindajaga, vaata vasakul. Nii, vaatan jah. Nüüd tuli, aitäh. Oi, väga hea. Vaata, kui ikka kogukond aitab. Väga hea. Aitäh. Nii, Merkuri on nüüd siis jah, juba alates siis eelmise sajandi keskpaigast tegutseb Eestis siis 90-ndatest ja päris mitmes riigis ja on siis tänasel hetkel noteeritud Stockholmi börsil. Kui mina Merkurisse tulin, siis ta oli veel pereettevõte. Aga praegu jah, alates 2000 on ta siis börsiettevõte. Ja oleme siis aastaid olnud ka selline maailma top 20 müügikoolitaja hulgas. Ja iga aasta siis antakse neid sertifikaate ja muid asju välja. Nii, et täna siis tegelikult me siis lähtume nagu 3 aspektist. Üks on siis tehisaru, millest me räägime, et selle AI-st ja eelkõige siis ikkagi business to business müügis. Seda siis tehisaru teemat siis eelkõige veab siis Kaspar. Mina siis vean siis eelkõige seda business to business müüki, mõtlen selle peale, et mis teemad siis jäävad inimestele ja Anneli siis räägib sellest, et mida siis ikkagi tehisaru saab üle võtta ja mis jääb alati ikkagi inimese jaoks. Ja loomulikult, selge on see, et see tehisaru areng on nii tohutu pöörane ja kiire, et see olukord aasta või 2 pärast võib olla hoopis teine kui täna, aga siiski mingid sellised trendid ja aspektid on täiesti olemas ja huumatavad. Nüüd kui vaata tegelikult seda sotsiaalmüüki, mis hakkas arenema päris tehnoloogia arenguga hästi kiiresti. Tegelikult sotsiaalmüük iseenesest on müügitehniliselt on olnud juba kasutusel päris pikka aega. 1950 juba Tupelware hakkas seda kasutama, et inimesed kogusid neid kokku ja siis omavahel suhtlesid, jõid teed ja siis pakkusid oma need topsikuid. Kuigi nüüd väidetavalt siis Tupelware hakkab küll oma asju kokku pakkima ja see ütleme näost näkku sotsiaalmüük enam hästi ei tööta, et aga interneti kaudu see kindlasti saab järjest hoogu juurde. Kes on kuulnud terminit nagu SWOT?
see on see tegelikult, mille võttis kasutusele siis Google'i müügidirektor ja kunagi räägiti sellisest teemast nagu moment of truth. Eks on siis see, et millised tõehetked on kliendil, kui ta tegelikult kokku puutub kliendiga või müüjaga või see, kes pakub teenust, on ju. Jan Karlsson, kes oli kunagi siis SAS-i pikaaegne tegevjuht, tõi näiteks näite, et kui me tahame sõita Tallinnast Stockholmi, siis mida me peame tegema? Me peame tellima piletid, siis me peame kuidagi lennujaama saama, kas ise parkima või kuidagi või taksoga. Siis me teeme check-in'i, siis me istume kuskil baaris, joome kohvi, ja siis me läheme lennuki peale, sõidame lennukiga, tuleme lennukist välja, võtame oma asjad ja siis võtame takso ja läheme kesklinna ja Stockholmi kesklinnas küsib sõber, et kuidas reis läks. Ja vastus on see, et väga kehvasti. Teate, see kohvi, mis ma sealt Tallinna lennujaamas jõin, see keerab siiamaani mul sees. Ja nüüd ongi küsimus, et mille järgi siis hinnata teenunduse kvaliteeti. Ja see on kõikide nende tõehetkede tulemus tegelikult. Ja siis see Google'i müügijuht siis hakkas rääkima siis sellist asjast nagu zero moment of truth ehk 0 tõehetked. Ehk tegelikult, kui me hakkame kliendiga suhtlema enne seda, me väga palju tegelikult surfame internetis. Ja ma arvan, me kõik, enne kui me midagi hakkame ostma, siis me tegelikult vaatame internetis järgi. Ja need protsendid, mis on öeldud, on muidugi väga erinevad. Et osad ütlevad, et see on 60%, on räägitud 80%, aga selge on see, et me enam ei kata kogu seda müügiprotsessi ja väga suur kontaktide arv ja info, mida me saame, tegelikult on enne kliendiga kohtumist. Et kui nüüd tavapärane müügiloogika oli siis see, et me teeme külma kõne kliendiga ja siis saame kokku ja teeme pakkumuse ja siis klient otsustab, siis tegelikult nüüd on ikkagi väga palju on see, et klient tegelikult surfab ka internetis. Ja ma arvan, et külmade kõnede tähtsus jääb alles, ta kindlasti väheneb, nii nagu väheneb ka telefonimüügi roll, aga kindlasti selle interneti roll eelkontaktide jaoks suureneb. Meil kunagi Merkuris oli ka 90-ndatel oli 5-6 telefonimüüjad tööl, kes iga päev helistasid 20 kõnet, siis ma täna hästi sellesse enam ei usu. Kuigi ma tean, et Äripäev näiteks ikkagi arvab, et see töötab ja nad ikkagi endiselt helistavad, aga nende osakaal tõenäoliselt hakkab vähenema. Et see muutus on päris suur ja nüüd ongi, et kui me vaatame, et kuidas nüüd sotsiaalmüük on mõjutanud müüki, siis nüüd järgmine etapp on veelgi edasi arenenum ja see on siis selle tehisintellekti mõju business to business müügile. Ja siit ma arvan, annan sõna nüüd üle siis Kasparile. Jah, et võib-olla siis räägiksin selles osas, et tehisintellekt on hetkel sellises tempos arenemas, et neid platvorme, mis igasuguseid lahendusi pakuvad, et neid tuleb põhimõtteliselt iga kuu midagi peale. Ehk siis ma praegust olen hetkel ka niimoodi, et iga kuu jälle avastad mingisuguse efektiivse jälle platvormi, mis jälle kuskil midagi välja vahetab su praegusest siis tsüklist. Ehk siis areng on hetkel ülikiire ja hästi palju siis firmasid igal pool teevad siis midagi uut ja huvitavat. Kaspar, ma nüüd osalesin esmaspäeval ühel Töötukassa AI koolitusel ja seal kiideti sellist platvormi nagu Notebook LM, mida mina pole varem kasutanud. Ja. Et see on ka päris huvitav, et see tõesti võimaldab teha siis, annad talle kodulehe mingisuguse maandumislehe ja selle baasil ta teeb sulle näiteks valmis mingid videod ja ma ei tea, viktoriinid ja mida kõik on ju. Ja, et see on selles mõttes, et see sama CRM-i juures, kui on müügitunnel, et tulevad uued mingisugused kontaktid sisse ja
sul pole üldse aimu, et mis ettevõttega tegemist on, panedki siis selle sama ettevõtte siis lingi sinna Notebook LM-i sisse ja lased näiteks tal teha siis video ja ta teebki siis paariminutise video, et ta analüüsib siis selle ettevõtte tegevust, tema siis kliente ja nii edasi ja põhimõtteliselt siis näitab sulle slaide ja räägib põhimõtteliselt selle sama nii-öelda siis ettevõtte lahti, ehk siis sa ei pea väga siis ise lugema, et sa saadki visuaalselt juba ettevõttest pildi kätte, ehk siis ta teeb natukene lihtsamaks siis kliendiga suhtluse, ehk siis sa ei pea ise käima tema lehekülge nagu läbi surfama või siis netis küsima, et millega ettevõte tegeleb. Aga siis AI-st rääkides, et neid põhilisi mootoreid, GPT-chat, Gemini ja muid asju, et neid on hästi palju, aga isiklikult ma soovitaksin võtta üks siis go-to platvorm, ehk siis see, mis endale kõige rohkem meeldib ja siis seda nii-öelda põhilise platvormina kasutada. Ehk siis mina isiklikult olen võtnud GPT-chati, see on puhtalt seetõttu, et ma hakkasin teda esimesena kasutama ja ta on lihtsalt jäänud mul siis kasutusmugavuse poolest, et kuna sinna on mul juba kõik assistendid ja muud tehtud, siis olen mina seda nii-öelda kasutama jäänud. Aga tegelikult igal sellel platvormil on omad plussid-miinused, et näiteks niisugune platvorm nagu Claude on olnud jälle eestikeelsete tekstide tegemisel tihtipeale parem kui näiteks GPT-chat või Gemini. Aga kuna neid platvormide uuendusi või mudeleid tuleb siin nii tihedalt peale, siis põhimõtteliselt nad jälle siis trumpavad üksteist järgmise mudeliga üle, ehk siis kui jääda pendeldama selle järgi, et mis viimane mudel millegil välja tulnud on, siis põhimõtteliselt jääbki nende platvormide vahel siis pendeldama. Mis teemadel sinu need assistendid tegutsevad? Ma olen tegelikult teinud neid assistente seinast seina, et minu põhiline assistent on assistentide tegemise assistent. Ehk siis ma olen teinud ühe niisuguse assistendi, kus ma olen andnud talle juba siis eksperdi käsu sisse, et ta suudaks teha siis järgmiseid assistente või järgmiste assistentide juhendeid selliselt, et nad kõige efektiivsemalt tegutseks, küsiks minu käest järelküsimisi, oleks maksimaalse nii-öelda detailsusega, et ta ei hallutsioneeriks, et kõik oleks niisugune võimalikult minu käe järgi uued assistendid. Ehk siis mul ongi kui ma tahan jälle mingisugune uus mõte tekib, siis ma lähen selle assistendi tegemise assistendi juurde ja annan temale siis selle ülesande käsu, et mida ma tegema nii-öelda hakkan, et kas ma hakkan näiteks tahan uut assistenti, kes vastaks mu siis emailidele, teeks mingisugune müügipakkumisi, siis ma seletan talle lahti, mida ma talt ootan. Ja see assistent juba hakkab mulle ka siis eksperte sinna siis uude assistenti sisse panema. Ehk siis ma ei pea iga kord käima assistendile ütlema, et kasuta nende ekspertide nõuandeid, vaid siis assistent juba ise otsib mulle õiged siis eksperdid, keda siis nii-öelda kasutada, siis näiteks emailide koostamisel on seal võib-olla psühholoogi abi vaja, mingi müügi siis ekspertide abi, et ta juba need paneb sinna assistendi sisse, et ma ei pea talle eraldi andma käsu, et ma ei tea, pane seal tiinid või keegi nii-öelda sisse, vaid ta juba ise juba siis juhendi kirjutamisel teeb selle valmis. Ja samamoodi on siis assistent, kes teeb näiteks siis prompte järgmiste või juhendeid järgmiste siis lehekülgede jaoks. Et kui ma näiteks tahan mingisuguse muu AI käest küsida midagi, siis ma käin enda siis selle assistendile juba seletan lahti, mida ma tahan ja tema teeb juba siis täiendatud juhise, mida ma siis edasi saan kopida. Sellega ma siis jätan neid küsimuste vooru lühemaks, ehk siis assistent juba ise formuleerib need juhendid võimalikult heaks, et ma ei pea käima seal ütlemas, et ära kasuta mingisugust AI asja mu tekstides, et
hästi suur asi on näiteks MTash, ma ei tea, enam ei ole. MTash on natukene pikem see mõttekriips, mida ta igale poole siis algselt juttude ja tekstide sisse pani näiteks, et siis juba need sellised asjad võtaks ta siis maha. Ja see teeb tegelikult elu nagu lihtsamaks, kui on olemas mingisugune juhendi tekitamisassistent. Et näiteks kui tahad kuskil pilte teha, et siis piltide tegemiseks on vaja seal head juhendid, et kui hakkad ise iga kord neid juhendeid välja mõtlema, siis see on tohutu töö. Aga kui sul on assistent, kes juba natukene kaasa mõtleb, et teeks võimalikult hea nii-öelda sinu visiooni, siis see assistent annab päris palju ikkagi juurde. Neid platvorme on hästi palju jah, et mina isiklikult soovitan ühe peale jääda, et kui on näiteks kasutadki GPT chati, siis jääda GPT chati peale, kasutad Geminit, et siis jääda selle peale, et need uuendusi tuleb ikkagi iga paari kuu tagant jälle peale, mis siis jälle kõik üle trumpab. No siin on muidugi see teema ka, et kui tahad kasutada tasuta versioone, siis kui ühel saab limiit täis, siis lähed teise peale. Ja äri B2B osas on ka see, et on vaja andmete turvalisust, et kui sa seal mingisuguseid jutte ja asju läbi lased mõtelda, et siis tasub valida, seal on tasuta versioon on selles osas, et kõik, mis sa talle sisse annad, kõik läheb võib-olla siis suurema testimisringi peale. Ehk siis annad talle natukene konfidentsiaalset infot sisse, siis ta põhimõtteliselt võib selle sama nii-öelda infot seal kuskil järgmistel siis kasutama hakata. Seal on olemas ka nuppe, et saad öelda, et minu infot ei tohi jagada. See on siis plussplaani puhul, mis on siis järgmine nii-öelda siis Ei, see tasuta versiooni puhul on ka olemas. Ma olen ise kasutanud seda ChatGPT puhul. Okei. Ma pole 100% kindel. Seal on jälle see osa, et kus serveris see info läbi jälle liigub, et seda sa ei saa jälle valida, et kas ta on Euroopa server või et jookseb seal Ameerika serveritest. Et plussplaani puhul ma tean, et saab seda välja lülitada ja business plaan, kus siis on põhimõtteliselt juba ei kasutata sinu seda infot siis selle GPT chati näiteks välja õpetamisel. Et see hinnavahe ei ole seal nii suur, et tasub ikkagi valida business plaan, see on vist 30+ käive äkki. Et siis nagu annab natukene turvalisemalt seda infot läbi liigelda. Ja hästi palju tuleb neid uuendusi seal peale, et kui erinevaid neid platvorme pidevalt kasutada, et lihtsalt ise ei jõua neid ära õppida, mis seal jälle juurde tuleb, et see tulevad agendimoodulite juurde ja muud asjad, et iga asi, mis seal jälle juurde tuleb, see vajab ikkagi aega, et sinu käe järgi ära kohaneks, et sa saaksid aru, mis selle plussid ja miinused on. Ja jah, tuleks ka võib-olla teha siis ülevaade, et mis asjad millegi jaoks head on. Et nagu ma rääkisin, et siis see Claude teeb võib-olla niisugust sujuvamat eesti keelt. Et ma ise näiteks samamoodi tihtipeale blogipostitustes varem siis tegin, et kui see GPT chat 4. moodulis oli veel, siis ma tegin GPT chatis tegin jutud valmis. Tõstsin copy-paste'i Claude'i, lasin Claude'is siis jutud sujuvamaks teha ja siis tõstsin jälle tagasi GPT chati, kus ma siis selle ära lõpetasin. Aga nüüd ma olen näinud, et ikkagi see GPT chat 5 on juba ka suhteliselt, kui on sul assistent, kes on juba täpsete käskudega, et mida ta tohib kasutada, mida ta ei tohi, et ta hoiaks sinu kirjapilti võimalikult hea, siis GPT chat on juba täiesti hea nii-öelda ka samamoodi, aga ma samamoodi ikkagi kasutan aeg-ajalt siis Claude'i, et saaks mingisuguseid nii-öelda kirjavigu võib-olla sisse nagu enam ei tule, aga lihtsalt, et sujuvust kuskil nagu siis ümber muuta või et saada natukene seda kirjapiltu siis teistsuguseks. Mis siin siis nendest veel põnevatest programmidest on Perplexity, mis siis annab siis andmeid analüüsida, et
siin AI moodulid, mis siin GPT chati puhul on, teevad juba ka päris head agendi moodulis tööd. Aga näiteks kui tahad siin andmeid, ma ei tea, siis Soome turult näiteks saada, et siis see Perplexity puhul, kui seal korraliku siis juhendi talle ette anda, siis ta saab sealt palju võib-olla efektiivsemalt seda infot kokku kogutud. Nii näiteks nimed, firmad, emailid. Aga ma ise olen enda töökogemuses näinud seda, et suurem osa ikkagi efektiivsusest on, kuidas siis agent, mis sul või siis assistent, kes sul on loodud on, kui hea selle juhend on, sellest ka ikkagi sõltub see lõpptulemus. Et siin annab täiesti seinast seina, et kui sa lähedki selle vaba vormi käest seal küsimusi küsima, et siis ta annabki sulle täiesti nagu lihtsa selle vastuse, et ma ise olen näiteks seda juhendite asja seletanud niimoodi, et kui sa lähed näiteks arsti juurde ja küsid näiteks, ma ei tea, silmade kohta perearsti käest küsimust, siis ta annabki perearsti vaatest, ta on küll arst, annab selle siis vastuse sulle. Aga kui sa lähed silmaarsti juurde ja küsid silmade kohta küsimuse, sa saad palju täpsema selle vastuse, et samamoodi on selle assistendi puhul, et kui sa ei anna talle väga sihukest teravikku, mida ta sul tegema hakkab, siis ta annabki sulle laialivalguvaid neid vastuseid, sest et vastused annab sulle alati, aga lihtsalt, et see, mida sa saada tahad, see peab olema ikkagi assistendi juhendis väga täpselt ära siis seletatud, siis ta oskab ka sulle neid vastuseid anda, sest et tema see vastuste pagas on tegelikult väga suur, aga lihtsalt enamus kordadest jääbki lihtsalt assistendi prompti või selle juhendi taha, mis seal siis täpsusest tuleb. Et sellepärast ongi mul assistendi tegemise assistent tehtud, et iga kord, kui mul tekib suurem probleem, kus ma näen, et läheb aega vaja, näiteks, et mul oli vaja siin sihtgruppi vaja mingisugusele siis kogu selle klientidest, et kuidas ma näiteks neid siis Facebookis täpsemalt sihiksin, tegingi siis assistendi valmis, kes siis analüüsis klientide tausta ja tegi mulle siis täpsemad sihtimised, et mis vanusegrupp seal peaks olema, et mida see sama toodet siis pakkudes peaks tegema ja kõik nii edasi, tegi siis täpsema selle juhendi näiteks valmis. Et muidu oleks pidanud hakkama siin erinevate platvormidega mõtlema, et kes need siis seda toodet ostaksid. Kui oli olemas juba siis kliendi pagas, keda analüüsida, siis assistent tegi juba nende taustal mingisuguse eeltöö ära, et kes nemad on ja siis, et keda sarnast sihtima võiks hakata. Et nüüd assistentide tegemise soovitan ära õppida. Et see teeb elu tunduvalt ikkagi lihtsamaks. Et pooled need tegevused, kus ma näen, et natukenegi juba tänapäeval peab siis aega kulutama, siis ma juba teen selle jaoks juba järgmise assistendi. Et mul on endal tehtud näiteks blogide tegemiseks assistendid, mul on tehtud siis kuna ma olin IT-sektoris ja mul ei ole siis kodeerimis tausta, siis ma olen teinud, on niisugune asi nagu front-end ja back-end, ehk siis kui sa teed kodulehekülge, siis kodulehekülje see visuaalne esimene pool on disaini ja front-endi poolt, kes vaatab, kus need siis nupud ja asjad olema peaksid. Et on tehtud siis mul endal siis front-endi siis assistent, eks ma panen lehekülje sinna sisse, siis tema juba analüüsib ära, kas need lingid on õigetes kohtades, kas müügisõnumid on õigetele kõrgustele pandud, kas suurused on õiged, kõik ta analüüsib seda front-endi siis poolt. Ja mul on ka näiteks niisugused assistendid tehtud, kuna ma pean samamoodi müügikõnesid ja kirju tegema, siis kui võtate enda kodulehekülje, siis Google'il on niisugune koht nagu speed test, kus sa saad siis ära vaadata, mis seal leheküljel probleemiks on. Et kas siis näiteks kiirused, et kui näiteks tihtipeale on see, et mobiilis on kiirused aeglased ja kiirused on aeglased seetõttu, et kodulehekülg hakkab kõike alla laedima su mingisuguseid pilte ja muid asju.
et siis speed testis näitab ta ilusti ära ja siis, kui agendile ta näiteks screenshot'i sellest kodulehekülje speed testist, siis ta ütleb sulle täpselt ära, mis su kodulehekülje probleemid on ja sa põhimõtteliselt saad sellega nii-öelda lahendama seda probleemi hakata, et muidu see jääbki kuskil tehniliseks infoks. Et see on nii-öelda siis see point, mille pärast neid assistente võib-olla siis teha. No ma proovisin ise ka kunagi assistenti teha mingi aeg tagasi, aga see on ikkagi päris keeruline, kuigi ma ei saa öelda, et ma päris arvuti võõras olen, aga ikkagi oli päris palju samme tuleb seal läbi teha, et assistent valmis teha. Vot see ongi, et see esimene moodul, mis sul siis neid assistentide juhendit teeb, et see ongi nii-öelda see põhiasi, mis siis sinu seda mõtet formuleerib siis assistendiks. Et muidu sa pead talle neid mitmeid ridu kätte andma, aga see assistent juba teeb sinu jaoks nüüd ära, et kuidas ta sulle vastuseid andma hakkab, et kas ta annab teksti vormis, annab ta sulle seal nende bullet pointide moodi, kas ta annab sulle mingisugust visuaalset materjali, et need kõiki küsimus, kas ta annab eesti inglise keeles, kõik need asjad ta juba siis, kui ma assistenti teen, ma annan talle selle jutu ära ja ta küsib mu käest lisaküsimused, mis talle assistendi tegemise jaoks vajalikud on. Vastan nendele seal jah-ei küsimustega ära ja ta juba põhimõtteliselt teeb seal, vist oli 8000 tähese siis pika juhendi valmis, kus ta ülidetailselt siis kirjeldab seda assistenti ja paneb sinna eksperdid sisse. Aga kuna mul on... Küsiksin vahepeale, et kas keegi, kes meil täna osaleb, juba teeb assistente ja kasutab? Jah. Et kes teist kasutab? Kaspar on kindlasti meister selles, aga kes veel kasutab assistente? Tundub, et on vaikus. Et nende assistentide muidu jagaks nende assistente nagu siis laiale ringile, aga selle mure on see, et kui seal assistentide sees kasutada näiteks mingisuguseid eksperte nimeliselt, siis ta juba ei lase neid siis edasi jagada. Et mul on hästi tihti ongi nende assistentide jagamise probleemiks on see, et need on ülidetailseks läinud ja neil on assistentidel on juba siis eksperdid sees, keda ta siis selle siis vastuse saamiseks kasutab, siis ta ei taha neid tasuta nii-öelda või neid ei saa jagada siis laiale nii-öelda ringile. Et jah. Vahetan slaidi. Võib lahetada slaidi. Kuna meil endal siis Web Systems siis tekkis vajadus meilide laiali saatmiseks müügikanalis, siis kuna meil on IT võimekus olemas, et AI nii-öelda lahendusi teha, siis me tegimegi sellise mootori nagu SmartReach AI, sest SmartReach AI siis koosneb mitmest osast. Ehk siis üks osa on see, siis, kus me saame kliendi käest siis juhendi, missuguseid kliente siis meie siis see klient otsib, millised nad peaks olema, ma ei tea, tootejuhid, ostujuhid, mis iganes asja nad soovivad e-mailidega näiteks, räägin siis lähemalt. SmartReach siis saadab laiali siis e-maile, mis jõuavad siis inimese postkasti ja need postkasti saadetavad kirjad on siis väga siis täpseks tehtud, ehk siis see inimene, kes selle meili saab, tema peaks olema võimalikult potentsiaalne teie siis klient. Et meil tekkis endal see sama vajadus, et kui sa saadad siin mass neid postitusi laiali, lähebki 50 000 meili laiali, need enamus lähevad siis rämpsposti ja no seal suurem osa on siis kuskil infomeilid ja mingisugused meilid, mis ei ole teie ettevõtte jaoks üldse nagu olulised. Ja kõige suurem probleem on see, et nad lähevad, kui massilist saada, nad lähevad kõik sinna rämpsu kausta ja jäävadki sinna. Et meie tahtsime siis niimoodi, et oleks postkast üles soojendatud, see tähendab seda, et need inimesed, kellele me siis meile saadame, et need meilid jõuavadki ikkagi siis sinna põhipostkasti. Teine, mida me siis soovisime saavutada, et oleks need kliendid, kellele me siis meile laiali saadame, et need olekski ikkagi need kliendid, keda me otsime, et me ei
me saadaks siis suvalistele, vaid oleks ikkagi võimalikult siis täpsed need meilid. Ja panime siis plaani nii-öelda paika ja meie siis IT-mehed hakkasid neid kokku panema, et praegust me oleme nüüd katsetanud hästi palju erinevaid siis lahenduskäike ja kuna see AI areneb siin iga päevaga, siis samamoodi ka siin tuleb nii-öelda plusse ja miinuseid, ehk siis kuna need moodulid otsivad siin kodulehekülgi ja infot, ma ei tea, LinkedInidest, muudest asjadest, siis mingid osad lähevad natuke lihtsamaks, mingisugused asju jälle pannakse kinni, et ei lasta jälle igale poole andmetele nii ligi, et igal pool need õpimootorid ei õpiks ja ei võtaks seda infot. Et hetkel meil see Smart Reach AI käib siis, saame kliendi käest info, milline siis kliendi ettevõte on, keda ta otsib. Ja siis meie siis AI hakkab siis tema sihtturul käima lehekülgi läbi ja siis otsima nii-öelda just neid ettevõtteid, kes võiks olla siis potentsiaalsed kliendid ja siis, kui on ta leidnud need ettevõtted, siis ta hakkab ettevõtte seest otsima juba siis neid õigeid positsioone. Ehk siis ta käib erinevad siis sotsiaalmeedia platvormid ja nii edasi läbi. Et me proovisime ka sellise lahendusega mingi hetk, et näiteks kasutada siis LinkedIni andmebaasi, et on võimalik neid osta. Aga selle puhul oli see probleem, et see LinkedIn on mingitel turgudel ta toimib, aga näiteks siin, ma ei tea, Läti, Eesti, Soome turud, et seal olid ikkagi lüngad sees siis just LinkedIni siis nendel kontaktidel, keda meie vajasime, et kas need inimesed seal turul ei kasutanud näiteks LinkedIni, siis põhimõtteliselt jäid sinna ikkagi lüngad sisse ja siis polnud efektiivne, et sa saatsid käinud nendele inimestele, kellel olid ainult seal LinkedIni kontod, aga võib-olla olid siis jälle põhikliendid need, kes ei kasutanud üldse LinkedIni ja võib-olla tihtipeale ka sotsiaalmeediat ei kasuta, et siis tuli ikkagi käia nii inforegistrid läbi, kõiksuguseid muid, et seda õiget kontakti üles leida. See oli siis nende kontaktide leidmise osas, aga hetkel saime siis ta ikkagi toimima selliselt, et ta käib mitmetasandiliselt neid otsimas ja leiab siis võimalikult head ülesse, et mõnikord ongi, et firmas ei olegi muud infot kuskil saada, kui ainult info, et firmanimi.ee, siis saadame sinna, kui on ikkagi kuskilt võimalik leida need õiged kontaktid ülesse, siis me ikkagi otsime need ülesse. Teine asi oli see, et mida me hakkasime siis emailide laiali saatmisel alguses kasutama, oli see, et siis AI tegi ise siis need tekstid kirjutas valmis. Ehk siis ta pöördus inimese poole, tekst juba algaski, et ma ei tea, tere Allan ja siis rääkis, et ma ei tea, te olete siin viimasel ajal tegelenud mis iganes asjaga, panime kõik, ta otsis need info ilusasti kokku, tutvustas kiiresti meid, et teeksime siis kiire selle kokkusaamise. Et aga seal tekkisid meil need probleemid, et see AI ikkagi jättis sõnastusel AI maigu juurde, et just vaatan. Et jättis AI maigu selles mõttes juurde, et kuna ma ise olen hommikust õhtuni neid tekste ja asju kirjutan, siis ma juba, kui ma näen teksti, siis ma suudan 90% täpsusega ütelda, et see on kirjutatud AI tekst, et siin ei ole inimene seda teksti kirjutanud. Ja siis, kui ma nägin ära seda, et sa võid seda teksti teha ükstapuha kui heaks, ta ikkagi hoiab seal mingisuguse AI nii-öelda selle tunde sees. Ma kohe küsin, Kaspar, miks sulle see AI tunne ei meeldi, kuigi sa saad info kätte? Sellepärast, et ma saan aru,
et kui sa oled kogu aeg selles asjas sees ja kui mul hakatakse nii-öelda neid AI, neid pakkumisi kogu aeg tegema, siis ma saan aru, et seal ei ole nagu seda inimest taga, vaid see ongi seesama asi, mida mina ise nagu teen. Et ma et sa tahaksin nagu tahad inimest seal taga või? ja, et see ongi seesama asi, et sa tahad, et ma ei oleks see üks nii-öelda massimeil, vaid et kui mulle keegi pöördub, et tere, Kaspar, et ma tahan, et see tere, Kaspar ütleks inimene, kes mind kõnetab, mitte AI, kes minu nime kuskile lünka on nagu sisse Et sa ei pannud. taha sellist asja, et tere, Kaspar, mul on suur rõõm sind näha, ütleb AI, eks ju. jah, et see nagu siis koheselt nii-öelda tekitas selle tunde, et okei, et seda nii-öelda ma ikkagi kasutada nagu ei saa. Et siis me tegime need müügitekstid ikkagi selliseks, et seal sees on muutujad on sees. Ehk siis ta kasutab seal tere, tervitus, et see on selle jaoks, et lihtsalt need meilid siis ei jookseks lõpuks siis rämpsposti ja nad oleks ikkagi inimese moodi meilid. Ehk siis Mida sa mõtled selle väljendal inimese moodi meilid, et kes sa oled? no näiteks seesama M-Dash on, mis on nagu sükene kõige nii-öelda, ma ei tea, kui palju see enam nagu praegust sisse jookseb, aga see on see nii-öelda sidekriipsu nii-öelda pikkuse nii-öelda asi ja see nagu, selle ma, kui ma teksti vaatan, siis ma panen nagu, see on nagu punane lipp koheselt, ma saan aru, et see on kuskilt tuimalt nii-öelda siis juhendist läbi jooksnud tekst. Ehk siis see on nagu kõige suurem asi ja nad keelemoodulid on hästi tihti, kui need ei ole korralikult õpetatud, siis nad näiteks kirjad algavad sellega, et ma ei tea, ma loodan, et teil päev läheb praegust hästi ja siis lõpetavad ka mingisuguse ingliskeelse otsetõlkega. Et sa saad aru, et see ei ole nagu jälle seesama nagu eestlane, kes rääkimas on. Ja see oli ka see nii-öelda põhjus. Ma segan vahele ja ma annan oma parima. Ja. Aga kas see on sinu nagu professionaalne kiiks, et sa ei talu seda, kui on meil AI kirjutatud või kuidas teistel? Ei, see on ka meil nagu tagasijast, et kui sa lähed näiteks Hispaania turule või sa lähed Soome turule, igal turul on oma siis kirjapilt, et sa ei saa selle sama näiteks Hispaania kirjapildiga minna Soome ja selle sama Eesti kirjapildiga minna Hispaaniasse. Et igal pool on ikkagi inimesed ootavad, kas sind sinnatatakse või kuidas nii-öelda on inimesed harjunud siis seda suhtlust hoidma. Et tuleb ikkagi iga turu jaoks eraldi vaadata siis lähenemine. Et me panime algusele siis AI nii-öelda ongi, tundus ideaalne, et kõik nagu selles mõttes ta räägib ilusasti inimesest ja täpsemalt toob seal mingisuguseid, et olete just siin, ma ei tea, blogi kirjutanud, et no seinast seina kõik nii-öelda, ta suudab selle info kõik ilusti kokku rääkida, aga lihtsalt seal on mingisugused kirja nii-öelda need formuleeringud sees, mis sa tunned, et see ei ole nagu hea. Et kas saab näiteks tuua, et kui kirjutab alla kallis Kaspar või algab niimoodi, et siis eestlased, et siis on nagu kahtlane. Seda võib-olla mitte, et seal võib-olla see pigem on ta seal kirja nii-öelda sees ja need ingliskeelsed otse nii-öelda siis tõlked, et ajas kindlasti sinna kogu aeg õpib ja paraneb, aga ikkagi on need mingisugune see maik on juures, kui ma näen blogisid ja muid asju, siis ma samamoodi juba nagu blogis ka näen ära, et kui ta ei ole väga hästi siis juhendiga tehtud, siis ka koheselt paneb seda tähele, et see on nüüd siin tuimalt siis lastud AI lihtsalt tekste valmis teha, et seal ei ole keegi üldse isegi vaeva näinud. Et juhenditega annab teda teha täpseks, heaks, mõnusaks, aga siin kui nii-öelda neid massi lasta, siis jääb ikkagi mingisugused vigu hakkab sisse nii-öelda tulema, et sa võid selle prompti ja kõik nii-öelda kihid sinna vahele panna, aga ikkagi jookseb sinna nii-öelda sisse. Et siis me ise leidsime, et ikkagi kõige lihtsam on juba teha siis mingisugune mall valmis, kus meil on ikkagi üle vaadatud, et see info jookseks korrektselt siis sisse ja samamoodi järelsaatmismeilid, et need oleks ka ikkagi korrektsed. Ja seda sama nüüd ongi, et see AI tegelikult ei siis võta seda tööd siin kellegi teest ära, vaid ta hakkabki siis tegelikult need inimesed, kes oskavad neid asju kasutada, nendel annab lihtsalt lisa nii-öelda mootori juurde, et
toome näiteks siin juurde, et kui sa tahad blogi kirjutada, et kui sa hakkad sedasama siis blogi jaoks mõtteid juba tegema või kokku panema, et see juba võtab näiteks aega, et kui mina kirjutan enda siis IT-maailmast näiteks tekste, siis mul ongi, ma küsin enda igasuguste assistentide käest sama blogi jaoks teksti, et kui ma lähen siin, ma ei tea, veebiturvalisusest rääkima, siis ma lähengi seal, ma ei tea, front-endi assistendi juurde, ütlen, kirjuta mulle blogi, siis kellele, et IT tundlik inimene tahaks seda lugeda, ta kirjutab mulle seal blogi valmis. Siis ma võtan järgmise assistendi, kes siis teeb järgmise siis mudeli ja siis viimase blogi assistendiga ma panen selle need kõik teemad seal kokku. Ehk siis kui ma midagi kirjutan, siis ta on põnev kõigile lugeda. Selles mõttes, et tal on mingisuguseid infokilde sees, mis võib-olla meeldiks siis väga asjatundlikule inimesele ja pakub midagi uut. Ja samamoodi sellele inimesele, kes esimest korda seda siis blogi loeb. Ja blogi kirjutamisel kindlasti peab ka siis panema selle sihtgrupi, kellele sa seda kirjutad. Et kui sa seda sihtgruppi ei lähe, siis ta põhimõtteliselt nagu kirjutab kõigile, aga üldjuhul sa ikkagi enda ettevõttes tahad kellegile seda infot suunata. Et see tuleks talle tegelikult ette anda, siis ta kasutab seda sõnavara, väljendeid, selliseid nagu su sihtgrupp saab aru. Et kui ma siin räägin, ma ei tea, CRM mingisugune suvalisele inimesele, siis ta ei saa aru, või ma ei tea, siis siin võib-olla keskkooli õpilasele ütlen B2B, siis tema ei saa sellest aru, aga kui sa sihtgrupil räägid, siis ta saab sellest aru, et kõik need väljendid, et need tuleks siis blogi nagu postituse kirjutajale ka juba siis ütelda, et mis sihtgrupile see blogi postitus näiteks läheb. Aga nüüd ongi jah, et praegust näha see, et ma enda tutvuse ringkonnas näen seda samamoodi, et inimesed ei kasuta isegi kõige seda baastasandit, ehk siis tavalist seda, ma ei tea, GPT chati näiteks. Või kui nad kasutavad seda GPT chati, siis nad kasutavad seda lihtsalt niimoodi, et lähevad sinna jutumoodulisse sisse, ilma et nad oleksid õppinud ära näiteks kõige baasasjad, et sa alati pead sellele siis ütlema, et kes ta on või kellena ta sulle näiteks GPT chat vastab, mis teema osas, kuidas ta sulle seda vastust annab, et need kõik tuleb sinna tegelikult chatis ära anda, ehk siis tegelikult tuleks baasasjad endale selgeks teha, enne kui üldse hakata siis AI maailma liikuma. Ehk siis tuleb natukene seda baasasja selgeks tegema ja siis hakata samm-sammult neid mooduleid juurde võtma hakata ja samamoodi tasub, ma ise olen näinud, et kuna neid tuleb iga päev siin juurde, neid lehti ja asju, kus võimalik enda probleeme lahendada, pigem teha üks asi hästi selgeks, kui kõigist asjadest natukene aru saada. Et see üks asi võib tunduvalt suuremat pilti muuta, kui kõigist natukenegi midagi aru saada. Et see oleks minu poolt, ma arvan, praegust hetkel kõik, et kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi, äkki oskan midagi juurde rääkida, et see teema on hästi suur ja lai, et siin põhimõtteliselt võibki rääkima jääda sellest AI-st, et isegi samamoodi iga päev õpib midagi uut juurde ja neid lehti samamoodi tuleb ka siin iga päev midagi juurde, et mis mingisugust probleemi lahendavad. Jah, vist ei ole kellelgi mingisuguseid praegust küsimusi, et nii. See on selline uus asi, kuidas sa oma tuttavaid motiveerid, et nad rohkem AI-d kasutaksid ning oleksid kompetentsemad, kui nad esialgu ainult seda chat GPT-d kasutavad? Ma ise olen hetkel niimoodi näiteks läinud, ma olen ettevõtetesse siis läinud, kuna me siin Smart Reachi müüme, siis mul on lihtne olnud, et ma lähen lihtsalt seda tavalist GPT chati assistentide tegemist õpetama, näidanud enda siis assistenti seespoolt, et kuidas ma enda töövoogudes seda kasutan. Et hetkel ma näen seda, et kõige lihtsam on see täiesti baasasju inimestele õpetada, sest et isegi väga head asjatundjad, ma näen seda, et ei kasutata seda, et vaatad, et väga efektiivsed ja targad inimesed, aga ei kasuta seda, siis ma näen ära, et nii palju jääb potentsiaalist nagu kasutamata, et
et see asi siis ära. Nii, Mihkel vist, Andres küsis siin midagi, ma ei tea, nii. Jaa, mul oli selline küsimus, et kui nüüd on soovi saada eraldi koolitust selle assistentide loomise ja kasutamise kohta, põhiliselt loomise kohta, siis kas võib otse sinu poole pöörduda? Ja võib otse minu poole pöörduda. Et ettevõttesse kutsuda koolitust tegema? Ja, sest et ma ise näen seda, et need pisikeste assistentide juba tegemine annab nii palju juurde. Ma toon näite, et käisin ühel siis ettevõttes rääkimas, kes tegeleb siis puiduga, puit siis ja prustid ja muud asjad. Ja neil on siis erinevad turud, alad Soomed ja muud asjad ja neil tuleb ikkagi, nagu firmades ikka tuleb reklamatsioone sisse. Et kui sul ei ole reklamatsioonide näiteks vastamisassistenti tehtud, siis inimene näiteks siin eestlane Soome mingi kliendile kirjutab seda võib-olla seal pool tunnikest tund aega seal reklamatsiooni ja kui sul on korralik assistent tehtud, teeb sulle paari minutiga need versioonid ära, et mõnikord ongi see, et see on lihtsalt niisugune lihtne vastus, mis sa saad aru, et see ei ole sinu probleem, võib-olla klient tegi ise midagi valesti, kus on juhenditeski kirjas, aga lihtsalt see assistent juba teeb kiire niisuguse pehme teksti valmis ja sa ei pea enda aega kulutama ja samamoodi need reklamatsioonid on üks asi, mis hästi palju stressi põhjustab inimestes, et selle ühe kirja vastamine võib terve päeva siis tunde alla tõmmata. Et selle sa saad koheselt tunde maha, sest et see kiri on ära tehtud, sa saad aru, et see on võimalikult hea, see on keegi nagu teine oleks selle probleemi lahendanud ja sa lihtsalt lased selle valmis teha, loed üle, saadad välja ja sinu jaoks on see mure nagu kustunud. Ma nägin see reklamatsioonide vastamise osa, tekitas firmas ikkagi päris kõva siis hea tunde, et suur asi on ära lahendatud. Tihtipeale on see reklamatsioon tuleb sisse, kui müügimehi on näiteks 5 tükki, siis kõigepealt on, kes selle vastab, keegi ei taha selle vastutust võtta ja siis ta tükk aega seisab, kuni keegi ütleb, okei, ma hakkan siis sellele kliendile vastama. Ehk siis see on niisugune pisikene asi, aga ta annab ikkagi tervele selle meeskonnale nii palju seda jõudu juurde, et jah, assistente tasub täiesti siis ära õppida ja nende siis tegemist toimetada. Aitäh. Et jah, kõigi meiega võib võtta otse ühendust, et meil mingisugust sellist bürokraatiat ei ole siia tekitanud vahepeal. Nii, aga kui vaadata kogu seda business to business müügiprotsessi, siis kindlasti väga suur osa läheb AI kätte, aga kindlasti ilmselt jääb midagi ka müügiinimestele. Ja ma toon 3 näidet seda, mida tõenäoliselt ei saa kõik tehisarul anda ja siis pärast Anneli räägib veel natuke laiemalt, et mis on siis selle AI ja inimese vahekord. Et kui vaadata üldse, kuhu praegu see business to business müük areneb, siis siin on 2 suunda. Üks on siis see, et tegelikult me püüame lisada emotsioone ja eelkõige on siis tõesti see storytelling või lugude jutustamine ja seda on eriti palju meil viimasel ajal olnud näiteks ravimitööstuses, kus siis need turundusorganisatsioonid lausa mõtlevad välja siis mingi jutte, mida siis need müüjad räägivad siis arstidele. Mida ma tahan vahel öelda jälle nii, et minul kui professionaalid, nii kui see jutt on päris jutt ja sel inimesel, kes siis müüb mulle ravimeid, räägib oma loost, seda võib ära kuulata. Aga kui nii see on mingisugune müügijutt, et minu isa oli haige ja võttis õlikapsle, nüüd on nagu noor põder jookseb trepist ülesse. Vaat siis on tunne, et nüüd ma tahan kohe panna selle kõne lõpetada. Ma olen sinuga nõus, mulle ka need jutud ei meeldi, mis on välja mõeldud. Aga neid nad püüavad rääkida ja nad väidavad, et see ikkagi töötab. Ja meil on olnud ka neid jutustuste jutustamise koolitusi ravimifirmadega ikka päris palju. Mingi 10 erineva firmaga on ju. Et see on tegelikult seal päris populaarne ja räägitakse mujal ka on ju. Ja teine pool nüüd, kuhu see business to business liigub, on siis see, et püütakse tuua välja numbreid. Et ikkagi ärile müümise puhul tegelikult see rahanumber on kõige tähtsam ja püütakse välja tuua siis seda, et kui ma nüüd sinusse investeerin või ostan sinu käest, et palju ma ikkagi siis see tootlus on, see return on investment ehk investeeringu tootlus.
ja püütakse kõiki neid fakte siis panna niimoodi, et saaks siis välja tuua numbrid ja mitmed rahvusvahelised firmad on lausa välja töötanud selliseid põhjasid, Exceli põhjasid, et sa paned sinna numbrid sisse ja siis näitad, et mis kasu sellest on. Noh, näiteks gaasimüüjad on teinud, ma olen näinud seda põhja, on teinud numbrid selle kohta, et kui sa kasutad odavamat gaasi, et kui tihti siis need keevitajad haigestuvad 3 päeva aastas vähemalt rohkem kui tavaliselt on ju, ja mis see siis lõpuks üle maksma läheb see. Ja siis võrdlevad seda siis selle gaasi hinnaga, mis sa odavama gaasi puhul maksad ja selle hinnaga, mis sa maksad kallima gaasi puhul ja et kas see siis tasub ära või mitte. Et need näited on erinevaid. Et tegelikult kui hästi lühidalt seda rääkida, siis loomulikult siin ongi nagu 3 asja, et ühelt poolt on siis see, et mis kasu sa saad sellest, kui sa ostad meie käest ja muidugi, mis on nagu triki koht siin on see, et mismoodi hinnata nagu ka sellist mitte käega katsutavat kasu. Noh, näiteks sama gaasimüüja puhul, et kui nüüd müüakse sellist lõhnaga gaasi, mis tavaliselt on kallim, aga samas on teada, et ikkagi on teatud kohti, kus ei ole võimalik 100% garanteerida seda, et see gaas ei hakka lekkima. Ja kui on lõhnaga gaas, siis sa tunned selle ära, et kuskilt lekib, on ju, et kuidas siis hinnata selle ettevõtte juhi nagu turvatunnet või rahulolu, et ta saaks magada öösel paremini. Et see on selline triki koht ja siin me kindlasti peame ka saama nagu selle aktsepti see kliendi käest, et jah, tõesti, see maksab nii palju, on ju. Ja siis kulud ja riskid, on ju, nende hindamine siin on ka olemas kindlasti selliseid mitte käega kasutavad asju ja lõpuks siis see, mis väärtuse me saame ka siis rahaliselt või ka personaalselt. Et tegelikult seda nüüd üha rohkem kasutatakse ja see nüüd on selline asi, mida nagu lõpuni, ma arvan, et on AI puhul väga raske teha. Et kindlasti teatud tabeleid ja põhjasid on võimalik teha, aga kindlasti jääb siin inimlik touch ka juurde. Just eelmine nädal oli ka üks väärtuspõhise müügi veebiseminari ja siis üks ravimifirma küsis, aga mida teha siis, kui klient ei aktsepteeri keskkonnasäästlikkust. No siis ei aktsepteeri ja me peame seda võtma arvesse. Ja loomulikult tänapäeva müügis tegelikult ongi väga tähtis ka tegelikult müüa sellist paradigmat või väärtusi, aga kui ta ikkagi praegu hetkel ei ole selle ära aktsepteerinud, siis me ei saa seda kasutada. Et me peame leidma teisi lähenemisi. Et see väärtuspõhine müük kindlasti on praegu business to business maailmas trend number 1 erinevate uuringute taustal ja seda kindlasti siis üha rohkem siis ka tuleb arendada ja kui sa ei suuda seda väärtuspõhiselt müüa, siis tõenäoliselt suudab seda AI teha. Et see läheb siis AI kätte, mitte müügiinimese kätte. Ja tegelikult kui vaadata üldist trendi, siis business to business maailmas müügikulud vähenevad, on vähemalt 20% viimase paari aasta jooksul vähenenud ja ka inimeste arv väheneb. Just sellepärast, et AI võtab neid asju üle. Samas ka majandus langeb. See ei ole ainult majanduse langusega seotud, ega praegu täna ju majandus otseselt ei lange ju. Et pigem ikkagi tõuseb enamikes riikides. Ja teine asi on siis selline, mis on ka suund, on siis see, et võtmekliendiga tegelemine. Paljud firmad, näiteks meie klient ABB või teised, tegelikult ongi otsustanud, et nemad tegelevad ainult võtmeklientidega ja kõik teised kliendid siis antakse üle siis edasimüüjatele. Ja siin on muidugi kui vaadata nüüd võtmekliendi halduri seisukohast, siis tõesti me peame ühelt poolt nagu mõistma seda klienti, temaga suhtlema, rääkima lähemalt on ja ilmselt mingi internetiküsitluse kaudu me väga hästi temast ülevaatet ei saa, siis me peame teadma, mida me tahame saavutada ja selgelt sellised kliendiplaanid tegema. Siis me peame teadma, kes need inimesed, kellega suhelda. Võtmekliendi puhul ongi siis see, et kindlasti ei tohis olla üks klient, üks inimene, et peaks olema siis, et maandada riske meie poolt rohkem inimesi ja ka kliendi poolt rohkem inimesi, kes kellega suhtlevad. Siis peame suutma siis leidma siis erinevaid lisamüügi ja ristimüügi võimalusi, mida siis saab müüa ja siin on ka muidugi tihtipeale, kui meie organisatsioon on nagu
tootekeskselt üles ehitatud, et kuidas moodi siis need erinevad tootelahenduste müüjad siis suudavad siis omavahel suhelda ja leida neid lahendusi. Siis kindlasti see väärtuspakkumine, mis on ka väärtusmüügi puhul põhiteema, et kuidas seda siis teha. Ja kindlasti siis ka siis vastavalt siis kohandada ja muuta oma neid plaane. Et see on nüüd ka kindlasti, kus saab erinevates kohtades AI kasutada, aga kindlasti jääb ka väga oluline roll inimesele. Ja kolmas koht, mis tegelikult on ka üha rohkem arenemas, on siis selline konkurentsist lähtuv müük ja see muidugi on eelkõige siis seal, kus on nagu selline konkurentsi olukord välja kujunenud konkreetsete pakkujate vahel. Näiteks telekomis või kuskil bensiinimüüjate puhul on nagu väga selgelt, et neid pakkujaid ei ole väga palju ja me peame siis suutma tõestada, et miks moodi meie paremad oleme. Ja põhiline häda, mis meil on selle konkurentsist lähtuva müügi puhul on siis see, et me tegelikult räägime sama juttu, mida räägivad kõik teised ka, et me kipume jääma siis siia sellesse hallisse osasse, et kus mina räägin sama juttu, mida räägib minu konkurent ja klient tõesti ei saa aru, mis vahe seal on ja pigem siis võtab siis sealt, kes pakub odavamalt. Ja kui me ei suuda eristuda, tuua välja meie oma neid unikaalseid müügieeliseid võrreldes konkurentidega, siis sellisel juhul klient otsustab ainult hinna baasil. Ja tegelikult siin ongi nagu see koht, et me peame suutma nagu eristuda. Ja eristuda saab ka näiteks suuremate hulga pakkujate puhul. Näiteks meil oli koolitus ühe väetise müüjaga, kes siis konkureeris tol ajal. Nüüd on muidugi Venemaalt ja Valgevenest neid odavaid väetisi enam väga palju ei tule. Konkureeris nendega, et siis mismoodi eristuda sellega, et teha selgeks, et palju maksab ikkagi see aeg, mida sa kaotad kevadel väga kiirel ajal näiteks nende oma masinate puhastamiseks, kui sa kasutad odavamad väetist. Ja see on tõesti suhteliselt uus lähenemine müüjate jaoks, et kus me lähme siis kliendi juurde ja hakkame kiitma, et jah, ma tean, et sa kasutad neid odavamaid väetisi või kasutad seda firmat, ja tõesti tal on need asjad. Ja tõesti, jah, ma saan aru, et see 3 et see on, meil on need probleemid, ma ei tea, kas tähtajad ja mingid muud asjad, aga konkurendil on ka miinuseid ja kindlasti meil on olemas siis meie eelised, mida konkurendil ei ole ja tulevikus saame veel midagi pakkuda. Et me peame siis suutma seda neid argumente nagu teistpidi keerata, et öelda, näidata seda, et jah, me oleme erinevad, me kindlasti ei laida konkurenti, aga me suudame siis pakkuda midagi muud. Ja need on nüüd 3 vähemalt näidet, kindlasti ma arvan, neid on veel olemas, aga see on need 3 näidet, kus tõenäoliselt mina küll ei näe, et AI nüüd lähiaastatel suudaks seda asendada. On mulle küsimusi selle 3 näite kohta. Et see näitab seda siis, see business müügis ikkagi on olemas kontseptsioonid ja teemad, mida me peame siis müügiinimestega edasi arendama. Nii, aga siis ma annan sõna Annelile. Aitäh, Kaido. Ja ma kohe küsin suure ringi käest, et kui palju te juba kasutate AI-d oma müügis? Ma olen hea meel, kui keegi vähemalt vastab. Ja ikka kasutame. Kasutan ettevalmistusel, kirja koostamisel ja siis tuleb parendada, et ei näeks välja nagu AI. Ahah, et AI teeb nagu musta töö ära, ise tuleb siis nagu sättida, et on nagu inimese tehtud. Ja ülekäi. Ja kusjuures hästi palju ütleme mingeid võrdluseid, et sa lased nii-öelda andmestikku koostada andmebaasides olevatest infost, kuva plussid ja miinused, eks ole, et sa valmistad ette selle sama konkurendi põhjal ka näiteks, eks ole, et millised on konkurendi head ja vead, eks ole, versus meie toode näiteks ja lased tal nii-öelda valmistada tabel ette, see on nii-öelda mõned sekundid ja see on sul olemas, eks ole. Vahepeal küll tuleb ise kontrollida igaks juhuks,
sest ta ikkagi viskab villast. See ei ole mitte ainult ju tootepõhiselt, mida sa pakud või teenusepõhiselt, mida sa pakud, et sa tegelikult teed ka eeltöö ära, kellega konkurent ise konkureerib ja mida tema konkurendid müüvad või mis on nende teenuste eelised ja selle töö teeb AI väga ilusti sinu eest ära. Absoluutselt. Et keegi veel kommenteerib AI ka koostööd. Et jah, et see on juba 2,5 aastat vana meie AI, nagu siin Kaspar ütles, ja kas ta ikka asendab müügipsühholoogiat? Et see on selline, meil on selline noorevõitu kogemus, meil pole 10-20 aastat kogemust ja sa öelda, et et hakkasin kasutama väga hea oli. Ja psühholoogias suhtutakse AI-sse niimoodi õlgu kehitavalt, et ta teeb ära musta töö, otsib fakte, aga inimeste tunded ei ole viimase 1000 aasta jooksul küll väga palju muutunud. Ikka tahetakse võimu, ikka tahetakse õnne, ikka tahetakse samu häid tundeid, ikka vihatakse. Ja see usalduslik kontakti loomisega AI otsib meile üles, kellega me suhtleme, kellele müüme, milliseid tekste kirjutame. Ja kui oleme teksti ära saatnud ja tundub, et me hakkame koostööd tegema, siis selle kontakti loomine on inimese teha. Ja hoidmine samuti, et kas meiega tahetakse veel koostööd teha või ei taheta. Et psühholoogias on ütlus, et vastu võetakse välimuse järgi ja ära saadetakse sisu järgi. Ja kui AI on leidnud meil inimesed, kellele müüa, siis ikkagi see, milliseks see koostöö kujuneb, see näitab, kui pikalt koostööd meiega tehakse. Ja see on nagu X-faktor, need sõbralikud suhted. Et vahel me teeme koostööd lihtsalt nendega, kellega meil on parem tunne, sõbralikumad suhted, kellega on, see kõlab nagu halvasti, kellega on nagu mugavam koostööd teha. Et kui me peame müügis inimestega koostööd tegema nii, et kramp on kõhus, siis kahtlemata jääb see koostöö lühikeseks. Ja need emotsioonide tajumine, mõistmine, juhtimine, see jääb ikkagi müügiinimese valdkonda. Et mõistuspõhine ja faktid saab öelda, et on suures osas AI valdkond ja meie emotsionaalsed tegurid on ostude sooritamisel jäävad müügiinimese valdkonda, kuigi samas ei saa välistada, kui AI areneb, ta areneb ju meeletu kiirusega, siis võib-olla poole aasta pärast saab rääkida hoopis teist juttu. Saab öelda, AI on arenenud ja nüüd me usaldame AI-le märksa rohkem ülesandeid kui siiamaani. Nii et AI-ga oleme koostöös, oleme protsessis ja ka seda inimlikkust saab üle võtta. Mis te arvate, kas AI saab inimlikkust üle võtta? Et küsimus suure ringile, et kas ta saab ikka inimlikkust üle võtta või ei saa? Mis te AI-st arvate? Ma ise arvan, et ta suudab ikkagi tulevikus kopeerida mingisugust nii-öelda pilti, aga jah, et lõpuni ta ei suuda, aga ta suudab ikkagi ära petta, et AI tunneb, et kui praegust juba näiteks AI-ga juttu räägid siin, ma ei tea, siis helifailina nagu, et räägitagi juttu, siis tekib ka mingisugune tunne, et sa nagu räägid kellegi inimesega, sest sa lõpuks sa ei ütle, et ma lõpetan ära, vaid sa ütled, okei, mingisugune juba hakata ka nagu rääkima nagu inimesega, et samamoodi kui mida aeg edasi läheb, mida veenvamaks ta muutub, seda rohkem sa pead teda nii-öelda inimeseks. Siin on muidugi see küsimus ka, et palju me tahame seda inimlikkust kasutada, et näiteks uisutamisel ju räägitakse ka, et öeldakse, et see inimene eksib ja tahetakse see asi anda tehisarule üle hindamisel. Et see on ka omaette küsimus, et mida me hindame, eks ju, et mis inimlikkus on? Jah, no ütleme, et inimlikkus on ka, et on projektsioonid, meil tekib tunne. Meil tekivad projektsioonid ja mingil hetkel lõpuks ära libiseda, et meil just nagu sa ütlesid, Kaspar, et meil tekib selle tehisaruga ehk AI-ga tunne, et ta mõistab meid. See libiseb nii kergelt ära.
ja inimene võib olla ekslik, aga samas ma ei tea, kas AI on eksimatu. Võib-olla ka AI on ekslik. Räägitakse ju AI puhul nendest hallutsinatsioonidest, mis on hästi oluline teema täna. Ja mis kontekstis sellest räägitakse? No see, et nad ongi valetavad või ei ütle õigeid asju, on ju. No siin tuleb sisse see inimese hele ja tume pool, et inimesed loovad väga suurepärased asju ja kohe on meil väiksed nutikad pahalased, kes tahavad luua neid suurepärast asju ära kasutada jälle krutskite tegemiseks. Ja nii ma usun, et me jõuame ka aega, kus AI räägib õiget juttu ja AI-ga valetab absoluutselt. Tema ka ei pilguta silmi, vaid lihtsalt söödab meile valet informatsiooni sisse, et me eksiksime. Aga see on juba inimloomuses, et teha head ja teha halba ja lihtsalt inimese on inimloomuse osa. Ja siis see intuitsioon või mõistus või analüüsimisvõime annab meile võimalust neid vigu märgata. Et see hallutsineerimine on siiski natukene teise tähendusega AI puhul, et Kaspar, võib-olla sa kommenteerid 2 sõnaga täpsemalt, et mis sellega mõeldud on? Seal on mõeldud see näiteks, et kui küsida ta käest päeva uudiseid näiteks, et mingisuguse, ma ei tea, suvalise näiteks erakonna kohta, siis ta hakkab juba mitte uudist vastama, vaid ta võibki võtta kuskilt mingisugust muud seda infot, kuna tema info tuleb kogutud teabest, et ei ole nagu inimene, et ta saab aru, millest ta räägib, vaid ta saab aru, et ta peaks midagi vastama ja ta võibki sulle vastata täiesti kontekstist välja rebitud asju. Aga eks see ajas ka paraneb, aga jah, hetkel on ikkagi tal seda pidevalt sees. Selline abstraheerimisvõime tal on küllaltki kesine. Nii et jah, et ei saa oma mõistust looja lasta, kui me AI-ga koostööd teeme ning AI-l puuduvad inimlikud aspektid, ta kasutab ainult seda informatsiooni, mida ta kätte saab. Ja meie saame oma peast informatsiooni sünteesida, mõtelda, analüüsida. Ja siin ei ole ei pikaaegset sõprust ega lojaalsust AI-l, on lihtsalt selline masin. Ja neid probleeme, mis tekib inimeste vahel müügiprotsessis, neid tuleb ikka inimestel lahendada. Vähemalt tänase päeva seisuga. Võib-olla tõesti saab öelda, et aasta pärast lahendab ka AI probleeme, suuri probleeme, mis tekivad müügiprotsessis. Ja ma toon ühe näite, ühe mentorluse näite. Ettevõtja ostis Hiinast ehitusmaterjali ja ta viis seda Skandinaavia turule ehitusse. Ja kui see suur laevalast läks siis Hiinast Skandinaavia poole teele Soome, siis keset ookeani läks laev pooleks ja kogu see last läks põhja. Ja siis talle helistati, et vaadake, teie last oli laeva peal, aga me ei tea, palju oli, sest laev on ookeani põhjas ja ookeani põhjas ta laeva enam kätte ei saa. Ja kuna tal see last oli kindlustamata, sest hoidis kindlustuse pealt raha kokku ja mõtles, et mis ikka juhtuda saab, et ma ei kindlusta ära, küll see laev jõuab sinna Helsingi sadamasse, aga laev ei jõudnud. Ja kui ta selle teada sai, siis paari päeva pärast oleks laev pidanud Helsingisse jõudma, siis ta mõtles, et tal on paar päeva aega nüüd rahulikult välja mõelda, mis nüüd edasi saab. Aga kuna see oli niivõrd kallis last, et järelikult läheb ta pankrotti, järelikult tulevad trahvid peale kõikidele ehitusettevõtetele, kes ei saa oma ehitusmaterjali kätte. Selle võrra ehitus hakkab venima, neil on omad tähtajad ja kui ta uue laevalasti Hiinast ostab, et see on tükk tegu. Ja mis tal muud üle jäi, kui ta päeva pärast helistas ja ütles kõigile oma koostööpartneritele, et vabandage, aga teie ehitusmaterjal hetkel on sinna ookeani põhjas ja sinna ta jääb. See on päris lugu, ma ei mõtle seda välja niimoodi. Ja mis siis sai? Ja sai selline asi, et kõik, kellega ta oli teinud 15+ aastat koostööd, panid pead kokku, ütlesid, me saame aru, selline paha lugu, me mõtleme midagi välja, küll me välja tuleme. Ja kõik, kes olid väga noored selles äris, nende närvid ei pidanud vastu ja nemad enam koostööd ei teinud. Ja sellises olukordades, mida me ei oska nagu ette näha või kus juhtuvad asjad, siis nendega toimetulek sõltub just inimeste vahelistest suhetest.
ja seal ei ole mingid faktid, võib fakti öelda ja nii need pikaajalised koostöösuhted edenevad. Lihtsalt me teame, et teisel pool või et koostööpartner on väga heast puust, väga heast materjalist, väga suurepärane isik, arukas, tark, paindlik. Vaat siin tuleb see inimlik faktor esile. Aga vot, mis me, AI on ka hea, ega nüüd see on uus hea mänguas inimkonnal. Ja kui inimeste egod paisuvad, et müük on suurepärane ja läheb hästi ja kus on ikka naabrist saab parem olla, siis AI-l ei ole sellist asja, et ego paisub. Tema teeb tööd. Kui juhtuvad õnnetused, kui juhtuvad, kui on halvad müügitulemused, siis AI ei ole masenduses. AI-l pole tööstressi ega ei põle läbi. Tema lihtsalt teeb oma tööd ja muudkui areneb. Ja ettevõtte pankroti puhul AI ei ole meeleheitel, me saame temaga jätkuvalt tööd teha, kuid kahjuks ei ole AI tänase päeva seisuga veel niivõrd loov, et ta saaks kombineerida, müüa. Seda peab ikka esialgu müügiinimene tegema, et ta ei ole müügiinimest asendav, aga ta on väga-väga hea tööriist. Uus tööriist, väga hea tööriist. Ja aga oma emotsioonide juhtimine tuleb ikka müügiinimesele endal, tuleb oma emotsioone juhtida. Ja peale müügipsühholoogia on olemas veel ostupsühholoogia ja iga müügiinimene, kes tahab oma ostupsühholoogiat analüüsida, kui ta poest midagi ostab, siis ta saab küsida, aga miks ma seda ostan? Mis on need kriitilised, emotsionaalsed või punktid või vajaduse punktid, miks ma just seda ostan? Et miks ma ostan just seda leiba? Miks ma ostan selle diivani? Miks ma ostan selle lambi? Et miks ma teen isiklikult neid osta? Et seda ei saa optimeerida AI, aga niimoodi me saame oma ostustrateegiat kaardistada, analüüsida ja me saame nii ka klientide ostustrateegiaid analüüsida, kaardistada. Seal on kriitilised punktid, mille peale inimene ütleb, jah, ma ostan, jah, ma käin selle raha välja, jah, mul on seda vaja, jah, see mulle meeldib, jah, see ost pakub mulle rahuldust, jah, ma olen uhke oma ostu üle. Ja see on see, mis on nagu iga müügiinimese enda analüüsida, just see ostupsühholoogia, väga tuntud on müügipsühholoogia, aga see ostupsühholoogia on mündi teine pool. Või kui palju on müügiinimene ütleb, ja ma olen oma elus mitmeid valesid oste teinud, siis ta saab ka analüüsida, millised ostuprotsessid viisid valeostuni. Et see on esialgu veel nagu ikkagi inimese enda analüüs. Ja loodame, et AI-ga koostöös saab seda märksa efektiivsemalt teha. Et kiire arenev tööriist ja kui ta on 2,5 aastat vana, siis kui me peame AI esimest juubelit 5. aastat, et siis kindlasti me oleme märksa kompetentsemad ja ta on ka väga palju arenenud. Kaspar, mis saab 5 aasta pärast AI-st? Mis sa arvad, sina kui oled AI spetsialist? Ma ütlen, et seda, et kui iga poole aasta tagant mõtled, et see asi pole võimalik, siis poole aasta pärast sa pead jälle enda sõnu sööma, et see oli kõik jälle nii kiiresti areneb. Et kui siin vaatadki, et näiteks videode ja piltide tegemine, mõtled, et et seda siin tuleb, algselt teeb seal 5-sekundilise video valmis, nüüd teeb juba pikemaid, teeb enne pikemaks, lõpuks ta teeb sul juba seal pika genereerimisega tunniajase võib-olla filmi on ju valmis. Aga mis ma ütelda tahtsin, oli see, et selle AI nende moodulite assistentide tegemiseks on ikkagi mingisugust tausta vaja, sest et sa võid talle ütelda, et tee mulle kõige parem müügikiri näiteks. Kui sa talle ei ütle, et milline see müügikiri olema peab, siis ta põhimõtteliselt ta võib seda kõike nagu teha, et selle jaoks on ikkagi seda sama taustainfot nagu teada vaja ja mille pärast tasub siis koolitustel muudel asjadel käia, sest sa oskad siis enda assistendile ütelda, mida ta tegema peaks. Või et mis suunda kasutada, sest et neid müügi raamatuid on miljon ja põhimõtteliselt neid lahenduskäike on nagu samamoodi palju, aga igal inimesel on ikkagi oma klient, et sa ei saa ühe selle puuga kõiki neid müüke siis müüa. Ehk siis tegelikult tuleb teada taustainfot, mille pärast tasubki käia koolitustel, et sa tead lihtsalt, mida sa selle assistendile ütlema peaksid või mis probleeme lahendama või mis mentoreid ta kasutama peaks ja kõik seda taustainfot talle sisse anda. Et ta teeb küll kõike, aga selle jaoks ongi tal vaja mingisugust sisendit ja selle jaoks peabki olema siis
müüa nii-öelda siis võimalikult täpselt talle selle info sisse andnud. Et sa võid, nagu mul ongi, et assistentidel ta pakub küll eksperte, aga samasmoodi, et 10 eksperti, igaüks räägib oma nii-öelda lahenduskäiguga, aga samas jälle, kui sinu see käekiri on täiesti risti vastupidi sellele, mis su nii-öelda see ekspert sulle nõu hakkab andma ja sa tunned, et see on ebamugav sinu jaoks või nii-öelda mitte sinu probleemi lahendav, siis tegelikult tuleks sul ise nii-öelda taustainfona teada, et mida ta nii-öelda ja kuidas ta tegelikult lahendama peaks. Et see on samamoodi, mille pärast tuleb ikkagi lugeda, käia siis koolitustel, et lihtsalt ennast hoida kursis, et mida sa üldse küsid ja nõuad. No minu arust inimeste vahel toimub polariseerumine, et osad nagu väärtustavad ühte asja, teised teist väärtust. Me peame võtma seisukoha erinevate sõjas osalejate poolt edasi. Ja ma tundub, et AI hakkab ka niimoodi polariseeruma. Et kui sa nüüd müüd näiteks puitmaju, siis sa tegelikult tahad, et seda puitu väärtustatakse rohkem kui seda kivi on ju. Ja kui sa kivimaja müüd, siis sa müüd tegelikult seda, et kivi on parem kui puit on ju. Ja kuidas nagu panna neid AI ka niimoodi polariseeruma ja ma arvan, et see usust lähtuvalt ja väärtustest lähtuvalt, ehk ma nimetan seda ise laiemalt paradigmast lähtuvalt, tegelikult nii nagu müüjad müüvad paradigmad, nii tegelikult me peame suutma panna ka AI-d müüma oma paradigmat. Et see on, ja see on ilmselt ka üks koht, kus inimlik koolitamine jääb alles vähemalt lähiajal. Ja ma arvan, et see koolitamine on väga kasulik, kui erinevad müügiinimesed tulevad kokku oma kodukontoritest ja arutavad, kuidas keegi on oma müügiprotsessis toimetanud. Nii, nüüd kui siin osalejad soovivad saada neid esitluse slaide, siis me oleme hea meelega saadame neid, aga siis palun saatke meile oma siis see e-kirja aadress, kuhu need slaidid saata ja Liis siis saadab need teile. Eks Liis? Nii, ja kindlasti võib meie kõigiga võtta ka otseühendust ja võib võtta meie Liisi või minu kaudu, eks ju, ja siis mõtleme, kuidas moodi edasi liikuda ja kindlasti oleme nõus nendel teemadel ka siis veel pikemalt rääkima ja kohtuma, kui on huvi sel teemal. Et suur aitäh kõigile osalejatele. Kas teil on küsimusi või mõni lõpusõna öelda? Kuidas teile täna selline veebiseminar, mis mõtteid tekitas? Et jah, võib nagu ka kirjutada, et kui on vaja mingisugust nii-öelda siis kindlama suunaga, siis võib-olla tulevikus oskame natukene ka siis järgnevaid teha. Et neid teemasid on nii seinast seina, millest rääkida, et see 1,5 tundi on lühikene aeg, et millegist väga nii-öelda täpseks minna, aga et võib alati kirjutada, et No nii, tundub, et küsimusi ei ole ja meil on 10 sekundit aega, et siis on hea öelda kõigile head aega ja head päeva ja jätkame. Aga suured tänud ja head aega. Head päeva. Aitäh, nägemist. Nägemist. Salvestamine kinni.